Piu-piu, pau. Tere tulemast! Ma olen eriti entusiastlik, sest et täna on minu sünnipäev, mistõttu meie teeme väikese tagasiviske täna hommikusse, kus ma nägin palju koledam välja, kui ma praegu näen välja. Nii et tagasivise. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Liina. Õnne soovime sul. Ma olen 90. Vaata, me rääkisime nendest pintslitest. Nii. I went all out. Ma uurisin nende pintslite kohta, et ma kuulsin, et sobivad isegi niisugused tavalised pintslid, nii et palju õnne. Miks see karp nii suur on? Miks see karp nii suur on? Marti. Sinu loomad peal. See aasta pole küll laamasid, aga vähemalt on meie kahe kodu palju õnne. Sinu väike kiuslik elukoos. Käed värised ja südaga värised sees. Ma näen seda nime juba. Me ei leppinud kokku, et me siukse asja teeme. Me ei leppinud mitte midagi kokku. Inuta, see on nii suur karp ka. See on ühe selle sees ja nüüd tuleb teine see veel välja. Ei olegi enam ühe pintsli Liina. Wow. Iga meigi lõpus mul oli pintsel ülisädelev ja iga kord, kui ma alustan, ei kuule. Nüüd oleme jõudnud ka hetkel koos Hensu. Oota, aga sa viskasid ka tagasi ainult sellesse, kus mina tõin sulle kingi. Sulle tulid kohe külla ka vanemad. Õnne sulle. Ei ole nii. Õnne sulle. Tule. Sofi. Korda. Sofi. Kõik Pekki Hensu. Ma emban siin. Ma olen higine ja ma kodus on teist pakkepaberi, nii et tuleb jõuluteemaline. Aga kes meist praegu lund taga igatseks, eks on midagi, et mille taustal võib siis... Asma vanemad siin, ma ei saa midagi. Kui te tahakesi tahate midagi. Täna õhtul, kui sina diivanil magad, kohe, et oleks seda või? Kas on siia see? Selles on tore või? Hensu jääb meiega kuni laupäevani. Me oleme Pizzaproos ja aitäh Pizzaproole, et nad meile mulle veganjuustuga tegid selle. Ütlesin ma, et mul on ikka sünnipäev. Tegelikult ma tahtsin lihtsalt seda rääkida, et oota, ära võta mult kamerat ära, ma näitan lähemalt, ma teen close-up'i korra. Ma tahtsin öelda, et ma kasutasin Marti kingitust täna. Ja mulle väga meeldib see meigi look. Infonupul on küsimus, kas te tahate tutoriali. Vahepeal on hakanud vihma sadama, aga mina sain sellise vahva DM-i Miiult meie käopesast, et tema on saanud valmis oma poe ja ta kutsus meid siia külla, nii et me lähme vaatame. Teda ennast siin ei ole, aga me lähme vaatame, mis siin kõik on. Tere! Kingitus ka, palju õnne sulle. Ma loodan, et see on vegan. Siis sulle see ei sobi. Nevermind. Mina, kui ma esimest korda Lasnamäele üksinda bussiga või meilid. Tädi tuli nii tore, et sa siin oled. Asi, mida ma kunagi enda emalt kuulnud ei ole. Liina on juba tehniliselt ka mingid lahendused välja mõelnud, kuidas me mingeid asju riputame. Siin Hensu juba valib endale asju. Mõtled ka oma tulevase kodu peale? Mu ema vaatab, ta arvab, et ma kolin välja. Siis ta on õnnelik. Sul oled sina... Nee, cute. Tõstsite nii palju taimi, ma ei tea, mis teie veearve tuleb kodust. Kastma hakkad. Me oleme merele jumala lähedal tänaval, nii et me peaksime tegema sinna lihtsalt... Sa ei saa öelda seda välja, kui me ei ütle välja. Ja Mart ütles korruse meil ära podcastis juba. Kas sa ei ole katusepappi intsidentsidest mitte midagi õppinud? Me lubasime, et selles vlogis nüüd näitame teile meie kodu. Me loodan, et me saame selle nüüd lõpuks ka valmis selleks korraks, et me saame teile teha selle suure reveali. On ju, Hensu? Wow, yeah. Nope, not gonna happen today. Me ei taha teile poolikut asja näidata, et te nüüd natukene näete rohkem selles vlogis, sest me oleme rohkem avatud, aga ikkagi siiski. Kõike täpsemalt me näita, nii et tagasi vlogi juurde. Varsti näete! Mõningased minutid on möödunud, me oleme käinud siis igal pool shoppamas just homseks Liina sünnipäeva peoks ja meil siin taga on ära kadunud üks härrasmees. Ma ei tea, kus ta kadus? Kus ta kadus? Ta on seal taga, vaata, näed. Kus ta kadus? Võt, nüüd me oleme otsime selle kõige... See oli nii hea nali, mul jõudis selles nüüd kohale. Palun minge followge Martit, ta on väga kurb, et mina olen tänu giveaway'dele temast mööda läinud ja ma ei taha, et ta on kurb, nii et minge palun kommenteerige Marti piltid alla, likeige ja tehke ei, mul on niuke tunne, et ma hakkan ka varsti teile kurki ja banaani ära andma.
Kas on infonupul on küsitlus, kas te oleksite huvitatud, et ma teeksin kurgi ja banaanigi ööveisi? Jaa. Küsimus. See Hensu Gustav Pruut või? See Hensu Gustav Pruut, jah. Ma olen eriti excited. Kas me korjame neile kibe ka või? Kas sa oled see Hensu Gustav Pruut veel? Ja ma istun siia tohib, jah? Nii kaugele? Ma vaatan igaks juhuks kaugelt, ma igaks juhuks nagu kolmas kord, kui me päris elus üksteist näeme. Siinkohal tulekski tegelikult mainida, et kes te veel ei teadnud, me purustame teie unistused, Hensu ja Sydney ei ole koos, mis tähendab seda, et te ei saa neid enam shippida, palun ärge shippige neid enam, shippige hoopis Brigitte, Susanne Hunt ja Hensut, sest et Brigitte oli väga armukade enda viimases Q&A's. lausa. Vaata kui cute! For those late night editing sessions, aga talvel, sest hetkel on suht kuum suvi. This is so fluffy! He's so fluffy, I'm gonna die! This is the best gift ever! Nii, kas see on nüüd lõpuks selline vegankook, mida sa suudad süüa? See on mingi tatlipõhi jälle. No aga sa ei tunne seda üldse. Tunne, mulle ei meeldi see tatlipõhi. Mul on lihtsalt peasse. Mulle ei meeldi tattel. Mulle ei meeldi tattel. Tore õhtu, mis pole õhtu, Shindooni tõstab vere rõhtu ja ma kuulsin linnapealt huupi, et su vend tahab panna mulle elu. Hommikust möödunud on nii mõnigi päev, täna on siis juba meie jaoks esmaspäev ja ma olen ühte asja lükanud terve see suvi edasi. Nimelt juba suve alguses teadsin ma, et mul tuleb üks jooksuke siin septembris. Mitte just väga pikk, aga kuna ma viimati jooksin vist korralikult niimoodi nii pikka distantsi vist ülikoolis, siis ma peaks natukene ennem harjutama, kuna me esineme ka veel seal. Ei, sul kujuta ette, ma olen 45 mintsi lava peal, ma pean ikkagi nagu enda seda... Mul on idee, vaata. Me hakkame tegema nagu sellised intensiivsed 45-minutilisi nagu proove sinuga. Ja siis ma lähen jooksma. jooksma. Seda harjutada, vaata. Nüüd ma praegust lähengi jooksma. Telefon on mul kaasas. Ma üritan anda teile mingit tagasidet ka, aga te näete nüüd progressi, kui kaua ma reaalselt tegelikult täna suudan kohe otse joosta. Casey naistet, et minust ilmselgelt ei saa. 4 laulu on ära olnud. Ma võtsin ikka mega jõhkra tempo ka. Ma ei tea neid äppe, kui sa tead neid äppe, mida kasutatakse selleks jooksmiseks, kirjuta mulle alla descriptionisse. Minul oli lihtsalt sama telefon püksis terve see aeg ja vaatasin Health appist, kui palju samme ma olen teinud. Ei, aga nagu tore on. Mul on nagu väga hea hommik on käima saada. Tere hommikust. Ka sinu poolt on ju? Tere hommikust ka minu poolt. Sa ennem seal lihtsalt jaurasid minuga. Igal on mina sain oma 1,5 kiltsi joostud. Tegelikult vist isegi 3 kiltsi tuli kokku, 1,5 kiltsi tegelikult ma vaatasin pärast Mapsi pealt tuli sinna. Siis ma natukene jooksin tagasi, siis ma mõtlesin, et not today. Ideeliselt nagu ma saaksin selle distantsiga hakkama. Millest me üldse räägime? Täpselt, just nimelt. Me oleme tegelikult siin ammu juba rääkinud teile sellest, et Pärnus tuleb üks olukord, kus teil on võimalik meid näha, meiega kohtuda. Ilmselt mõnel, kes tahab, saab mulle ära teha. Jookseb minust täiega mööda. Ma arvan, et sulle tehtakse ära kindlasti. Ma näen selle nimel vaeva, et keegi teeks mulle ära, et ma pärast olen isegi esimene. 1. september toimub siis niisugune olukord, siis 2 silla jooks. See ei ole olukord, see on sündmus, kus esineme meie. Mina siis olen Liina bändis, seal on Ariadne esineb ja siis nagu Ariadne pluss bänd. Ja tegelikult see on lahe selles mõttes, et ma ei ole üliammu esinenud üleüldse või bändiga esinenud, nii et ma olen väga excited. Ma arvan, et rääkid sellest ka, et kui keegi nüüd mõtleb, et pärast seda ilmselt ei tule tükk aega ka veel bändiga esinemisi, sest et me tegeleme siin uue muusikaga ja ennem seda. Nii palju asju, mida me teile öelda ei saa. Me ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulimegi ainult kehakeeles, mina ka. Ma olen nagu märkkoer, mul on halb olla ja siis sa ikka teen Nublu referentsi. 1. septembril toimub siis noortejooks nimega Öös on sporti, mis hakkab siis kell 21.00, kuhu võivad registreerida kõik 10–29 aastased. Marti veel napilt mahab sinna sisse. Ongi siis vaja joosta 3 kiltsi, mille pärast ma siin nüüd järgmised 3 nädalat võimlen ka. Kus nüüd laamendab? Kõik info registreerimiseks sellele jooksule on all descriptionis kirjas, nii et kui sul on soov minuga koos joosta, mulle ära teha näidata, et sa oled kõige kõvem vend, tšikk või tšikita siin üldse maailmas, siis Pärnus 2 silla jooks, tule ja teeme äkki ära. Ja kui sa tahad lihtsalt tulla ja nautida olukorda, võta oma sõbrad kõik kaasa, saad kuulata meid. Kui sa tõesti arvad, et sa suudad Martile pähe teha, siis tule. Palun tee Martile pähe. Mina just käisin pesus, ma olen natuke haige, mul on kuidagi kurk on ülivalus. Ma olin kella 5 üleval öösel, hommikuni 5 üleval. Tegin Hensuga collab videot
editasin, nii et see läheb täna ülesse. Mina nüüd natuke chillin, vaatan selle video veel üle ja Marti läheb raadiosse. Jaa, ma pean Lapitsiga saate ära tegema. Nii et näeme mõne hetke Siinkohal näete juba väike varjuke ka on. Ja nii mõnus. Kuigi suht jahe on tore võrreldes nagu teiste päevadega. Nii et kui me vlogi alustasime, oli mega soe palav ja mõtlesin, et issand jumal küll, kuidas küll siin selles kliimas saab elada. Meie elame väga hästi, ma lootsin, et teie elasite ka üle selle kõik kuuma. Üks asi, millele me nüüd peame tulema tagasi, mida te juba ilmselt saite vlogi keskelt aru, et tegelikult täna meie teid ei kostita selle tuuriga. Te näete küll ära, et meil on ka rõdu. Ja house tuuri või nagu mis house, meil ei ole house, meil on korter still. Me ei tee täna sellepärast, et me tahame, meil on nagu mingid pisidetailid veel ja me tahame nagu nii nunnuks ja meie omaks täpselt seda teha veel. Paar sammu veel jäänud, siis tuleb house tuur. Me mõned sooduskupongid ka varuks. Kui sa oled juba niisugune aktiivne, siis sa leiad selle ülesse ka. Aga järgmisel korral me anname need, ütleme teile kõvasti välja. Tule meid Pärnusse kuulama kindlasti 1. septembrist, et meie oleme väga excited. Kui sa ei ole juba subscribe'inud, siis mida sa teed siin? Aga siis nagu sel juhul, bye! Meil on podcast tegemata. Me hakkame kohe podcasti ka tegema, nii et kui see äkki on üles tulnud, siis podcast on ka äkki juba valmis olemas. Tule kanal on jälle laivis, sellepärast meil on natuke... Minge vaadake tulevideoid ka, päris lahedad on. Igal juhul teil on nagu palju asju, mida vaadata. Bye! See ikka veel rekordib.